Tere! Tänases Pinfluence'is räägin teile ühe vahva loo. Seoses sellega, et me teeme nii-öelda tarkvara tuge SimpleBeam'i tarkvarale, suhtleme hästi palju eelarvestajatega, kes peavad töötama igapäevaselt väga erineva kvaliteediga mudelitega. Mingisugused, mis kusagilt hankest tulevad, palju seal mõjutada midagi ei ole, see, mis tuleb, sellega tööd tuleb teha. Helistas mulle ühe eelarve osakonna juhataja ja ütles, et tead, Taavi, meil on ülivilets mudel. Siit ei saa mitte mingit infot kätte, et mina ei tea, miks neid kehvasid mudeleid siin üldse sinna hankesse pannakse ja me ei saa sellega midagi teha. Aga et tead, et väljakutse sulle, tule räägi meie eelarve inimestega ja näita, kas sina saad sellest mudelist mingisugused andmeid kätte. Mõeldud tehtud, leppisime kokku aja, läksin sinna ettevõtte kontorisse, võtsime mudeli ette ja nii-öelda lauale pandi või arvutisse avati mudel, mis oli tehtud Tekla tarkvaras, kus olid sisuliselt kõik mahud küljes, mis oli korralikult tähistatud, korralikult klassifitseeritud. Ja minu arvates nagu ideaalne mudel, millega töötada, et kui sellest mahta kätte ei saa, siis saa kusagilt mujalt ka. Aga seal oli lihtsalt see probleem, et see mudel oli natukene teistsuguselt üles ehitatud. Ta oli natukene teistsuguse struktuuriga ja kasutajad ei osanud selle struktuuriga mudelis orienteeruda. Ja ei osanud ka esimese hooga võib-olla küsida või aru saada, et midagi nagu valesti on. Ja siis ma tabasin ennast sellelt mõttelt, et huvitav, kui palju on aega raisatud inimeste poolt vihastades ja rääkides seda juttu, et mudeli kvaliteet on kehva. Samal ajal, kui võib-olla tegemist on olnud lihtsalt sellise, ma ei ütle, et võib-olla teadmatuse, vaid lihtsalt sihukese kommunikatsiooni probleemiga. Mida teie arvate?